tere, armas teekaaslane! Teeme kaardi lugemise nädalale 20 kuni 26 oktoober ja 21 oktoober on ka kuu loomine, nii et nädal algab siis vana tsükli, kuu tsükli lõpuga ja teisipäeval siis algab uus kuu tsükkel, nii et on oodata selliseid puänte, avastusi ja uuele ärkamisi. Ja praegu me oleme siis sellises energiatsüklis, mis algas siis pühapäeval ja selle energiatsükli eesmärk on meid tõsta tagasi enda hästi suurde loomulikkusesse. Nii et kui me oleme läinud mingis mõttes enda keha vastu, enda sisetunde vastu, siis see järgnev 2 nädalat aitab meil tagasi tulla joondusesse, et me ei läheks enda sellise ürgolemuse vastu, enda tõelise algse sisetunde vastu, intuitsiooni vastu. Teisisõnu me häälestume koos, kõlastume enda kõrgema tarkuse ja juhatusega. Neid, kes on harjunud juba mediteerima, nende jaoks peaks olema väga selline väekas ja tulutoov aeg, kuna läbi kehatunnetuse tulevad väga selged juhatused ja mõistmised, äratundmised selle kohta, kas sa oled enda õigel teel ja kuidas sellel teekonnal edasi liikuda, nii et sa tunned ennast tõesti enesekindlalt ja kaitstult. See on suur armastusele alistumise aeg. Meil on aeg anda vabaks enda koormad ja kõige parem viis koormate vabastamiseks on anda kõik, mis on tundunud kurnav, väsitav, rahutuks või segadusse toov, rahutuks tegev või segadusse toov, kõik need kogemused algallikale lahendada. Ja hästi ilus on see, et ühest küljest on selline kuninglikkusesse tõusmine, teisest küljest selline hirmu mina täielik transformatsioon ja ületamine. Et me saaksime tulla jällegi hästi suurde kergusesse, lihtsusesse ja rõõmu. Et see kehatunnetuse vastuminemise tunne ongi võib-olla see tunne, et on hirm, et on paanika, et ei tea, mida teha, et selline turvatunde puudus näitab seda, et me oleme kas toimimas mingil moel mitte endale omases dünaamikas või siis on vaja mingisugused detailid läbi vaadata, uutmoodi kokku leppida, pidada neid vestlusi, mida oled edasi lükanud või ei ole teadnud, kuidas teha, et vaadata just sellise perspektiivitundega enda elule, et armastus juhatab mind ja armastus soovib mulle parimat. Armastus on minu jaoks Jumal, ehk armastus on üks minu tunnetuse kohaselt. Ja selliselt usaldades armastuse juhatust toimuvad väga suured ja maagilised ümberhäälestused ja selleks ajaks, kui me oleme siis täiskuu aega jõudnud, suure tõenäosusega on meie intuitsioon arenenud niivõrd võimsaks, et on väga suured sisemised mõistmised tekkinud. Ja intuitsiooni juhatus võib tulla ka seeläbi, et sul tuleb lihtsalt tunne mingil hetkel lugeda mingit raamatut ja saada sealt infot või vaadata mingit videot, et intuitsioon ei pea tähendama ainult seda, et nüüd ma istun maha ja ma saan kõik vastused enda seest, vaid intuitsioon võib juhatada meid ka nii-öelda väliste kogemuste juurde, mis aitavad meie sisemaailmal selle õige sageduse vibratsiooniga hakata koos võnkuma, mis on meie jaoks tõde. Ja selline enda tões elamine paneb aluse ja vundamendi uuele küllusele,
uuele voole ja väga meeldivatele muutustele, nii et kui sa oled oodanud, et mingid kogemused liiguksid nüüd paremusse, siis otsustades ja valides siin sellel nädalal järgida enda sisemist kutset ja järgida jumalikku juhatust, mis toob need edukogemused väga kiiresti. Et mul jäi teise kaardipaki pealt siit pealmised kaardid, ma näitan, mis siin jäid näha, oli siis vägi ja sauade kuus, mis näitab seda, et praegu õppides iseendaga kooskõlalisuses, toimima endaga harmoonias, et kehatasand, meeletasand ja südametasand, kõik on üks, on meile võit garanteeritud. Et me saame aru, kuidas me oleme väe ära andnud, kui me tunneme mingis kohas ennast abituna või siis süüdistavana, kellegi või millegi peale näpuga näitavana, et näed, tema on süüdi. Et ei ole vaja isegi iseennast süüdlaseks teha, vaid vastupidi, väe me saame tagasi, kui me võtame vastutuse, et ma hingetasandil soovisin seda kogemust, ma sain selle kogemuse ja nüüd ma valin uuel moel toimida. Mis võiks olla see taotluse osa, mida kindlasti kasutada? Et kui me midagi tellime, siis tasuks meeles pidada, et energiat me ei saa tekitada ega kustutada, aga me saame olemasolevat ümber transformeerida. Et väga hea on luua taotlusi selliselt, et kõigepealt ma otsustan, mida ma annan vabaks ja seejuures kinnitan aga, mida ma olen nõus selle asemele võtma, et toimuks energiate vahetus. Ja vabaks andmine ei tähenda seda, et näiteks kui ma annan mingisuguse mälestuse endast vabaks, et nüüd ma unustan selle ära või seda õppetunni tarkust ma enam ei mäleta, sest igal õppetunnil oli oma tarkus ka, on ju. Vaid see tähendab seda, et ma annan selle energeetilise laengu vabaks ja kui ma annan selle laengu, mis iganes sündmuselt vabaks, mis mu elus on olnud, siis see energia muutub mulle taas praeguses hetkeks kättesaadavaks ja selles protsessis ma saan seda vabanenud energiat suunata endale soovitud tulemustele. Et seda me võime nimetada siis energiatöö A-ks ja O-ks, et energiat ei saa tekitada ega kustutada. See võib olla ka põhjuseks, miks ma arvan, et mitmed inimesed on tundnud, et ma ju korrutan neid afirmatsioone, aga midagi ei muutu. Et üks osa meie vaimsest kasvamisest ja oma energeetika korraldamisest ja ümberkorrastamisest on kindlasti see, et me teeme ka teadlikku vabaks andmist, lahti laskmist, on see siis läbi aktsepteerimise, neutraalsuse, andestuse, et andestamine tegelikult oma olemuses tähendabki seda, et ma annan selle tagasi algallikale, selle kogemuse ja saan vabaks. Ja sellel teemal on mu koduleheküljel üleval ka meditatsioon, mis on siis imede sagedusele häälestumine. See meditatsioon on inspireeritud üle maailma kuulsast kanaldusteosest nimega Imede kursus, Course in Miracles inglise keeles. Ja kasutades sealseid põhimõtteid olen siis loonud sellise transformatsiooniprotsessi, et me saaksime tõesti liikuda nendest vanadest takerdumistest edasi, ennast toetada ja väestada ükskõik, mida elu meile pakub. Kõik on energia ja kõiki energiaid me saame kasutada kütusena, et seda siis teadlikult suunata soovitud tulemustele. Et kuna on ka kasvava kuu nädal, on kuu loomine teisipäeval, siis alates teisipäevast oleks väga-väga hea kindlasti teha selliseid teadlikke transformatsiooni taotlusi, otsuseid, sest mida julgemalt me küsime, mida selgemalt, mida rohkem südamest me seda teeme, siis seda võimsamad tulemused saavad tulla ja elades enda tõega kooskõlas, hakkavad su unistused väga kiirelt manifesteeruma.
et üks faktor selleks, et unistused saaksid ellu jõuda, ongi selles, et me oleme endaga võimalikult heas kontaktis, et meie keha, meel ja see, mida me räägime, mida me mõtleme, see, mida me tunnetame, et see kõik läheb kokku, et tegutseme parima enesetunde kohaselt. Ja see järgnev 2 nädalat siis aitabki seda kooskõlastumist teha, et praegu hästi kiirelt me oma hingega taas joonduksime, oma hinge väe suunamise oskust kasutaksime enda ja kõikide kõrgemaks hüvanguks. Sellised on siis üldised sõnumid selleks nädalaks ja läheme päevade kaupa energiate ülevaatuse juurde. Esmaspäev on meil portaali avatuse päev ja teisipäev samuti, esmaspäev, teisipäev, mõlemad on portaalide avatuse päevad. Nii et siin võib tulla väga jõuline universumi poolt vahele sekkumine, kui on mingisugused asjad olnud tasakaalust väljas, on olnud teadmatusest, hirmu pärast, harjumusest loodud mustrid, mis meid enam ei toeta, siis nendel päevadel võib toimuda selline suur ümberpööramine, et algallika kõrgem tarkus tuleb meile appi, aga selle eelduseks on see, et me ikkagi ise palume universumi abi ja seda võib absoluutselt igal päeval öelda universumile, aitäh, ma olen avatud universumi sekkumisele ja juhatusele ja abile ja toetusele. Et see on selline päev, et kui sa südame järgi joondud ja häälestud, siis sa tuled hästi kõrgesse sagedusse väga ruttu ja sa näed, kuhu suunas liikuda ja usaldades seda uut voogu või uut tunnetust hakkavad sinu tiivad sind väga võimsalt kandma. Et on aeg nautida väikseid detaile, väikseid häid asju, mis meie elus on, sest et tegelikult väikeste detailide nautimisest saabki suur elunauding ja ilus on selle päeva juures see, et hästi selline truu ja lojaalne energia valitseb inimeste vahel, et on väga hea teha südamest südamesse rääkimisi ja algallika juhatuse vastuvõtmist, et südame ja mõistuse ühendus on sellel päeval suure tõenäosusega meil väga palju paremas ühenduses ja äratundmised tulevad lihtsamalt. Selle päeva oluliseks ülesandeks on meil märgata, et meie rõõm juhiks meid, meie hing juhiks, meie süda juhiks meid, et me julgeksime tõesti kuulatada, et isegi kui mõistuses mässleb selline suur torm või on selline keeruline koht, et siis anda need, nagu ma ütlesin nädala kokkuvõttes, et need raskuse kohad tagasi algallikale ja muudkui usaldada seda, et ükskõik, mis praegu elu on üles toonud, ikkagi elu suunab meid alati õiges suunas. Et praegu vaja julgeda seda enda sisemist kirge järgida ja mitte alla anda, kui tulevad väiksed takistused, siis see ei tähenda seda, et suur teekond oleks vale, vaid see tähendab seda, et on vaja pühenduda veel selgemalt südametarkuse kuulamisele ja võtta selget juhatust vastu. Ja läbi kehatunnetuse samuti, et millega kaasneb selline hea ja avartunne, see on õige ja sinu südamega kooskõlas olev juhatus. Kui tekib selline kokkutõmbumine või raskus või hirmutunne, siis tasuks sügavamale vaadata või vaadata, et äkki on vaja pilk teises suunas hoopiski pöörata. See on ka siis kuutsükli viimane päev, kuigi teisipäeval keset päeva on see kuu loomine, et ma soovitan sellel päeval teha sellist kas kodukorrastust, oma tööasjade korrastust, et valmis sättida uueks kuutsükliks enda elu, et sul oleks hästi mõnus seda uut voogu vastu võtta, mis teisipäeval tuleb. Ja teisipäeva energia kutsub meid olema mänguline ja selles mängulisuses leida endas uus
vaatenurk või uus nägemus, mis on rõõmsam, helgem ja mis julgeb vaadata, isegi kui elus on sellised kaosena tunduvad kohad, et julgeda vaadata selle kogemuse ilu, et isegi kui elus on suur puhastus, meie energeetilised suurpuhastused, siis vaadelda seda, et kui ilusasti elu oskab meid õigel hetkel, võib-olla mõne jaoks täitsa ootamatul hetkel, aga ikkagi nagu jumalikult juhatatult õigel hetkel teha neid õigeid samme, et õiged tervendusprotsessid saaksid toimuda. Et see on väga hea päev, et teha just nimelt kas tervendusprotsesse, sisemisi rännakuid, jällegi on see portaalide avatuse päev, väga võimsalt võivad tulla üles asjad alateadvusest, et need saaksid puhastuda ja korrastuda. Et mõnikord see energia võib meid ka nii-öelda nagu sakutada ja suunata illusioonidesse ja panna rohkem nagu hirmusid jälgima. Aga sellepärast siis ongi vaja seda uut vaadet, et ma vaatan neid olukordi keskmest, ma vaatan neid enda südamest lähtuvalt ja mitte ainult oma hirmumina tasandilt. Et selle päeva energia võib tuua väga suure transformatsiooni, tõesti valgustuse kogemuse, võib aidata näha tõde väga-väga selgelt. Selleks on vaja osata olla rahulik ja teadvustada, et alati kõikidel kogemustel on mingisugune hea kingitus meile, et ükski asi ei ole meile saadetud karistuseks, et julgeda asju lõpuni ära tervendada ja tulla tagasi enda algallikaga olemusega ühte. Et kui seda on iseseisvalt raske teha, siis ma väga soovitaksin sellel päeval kas kuulata mingit juhendatud meditatsiooni või teha praktikat mõne inimesega, kellel on algallikaga ühenduse hoidmine ja teiste algallikasse suunamine lihtne või loomulik. Et selle päeva nagu eesmärk või ülesanne on meile meenutada, et me ei ole lihtsalt meie füüsilised kehad, et me oleme tegelikult palju enamad kui meie füüsiline keha ja õppides tulema välja samastumisest oma maise materiaalse olemusega toob meile tegelikult väga suure kingituse. See ei tähenda seda, et me peaksime kuidagi siit kehastusest lahkuma, vaid see tähendab seda, et me lõpetame selle ületähtsustamise ja liigse klammerdumise sellesse illusioonimaailmasse. Et tegelikkus on armastus, on lõpmatu algallikaga üks olemine ja sellesse elu meid kõiki suunab. Ei pääse sellest keegi, varem või hiljem on meil vaja tõesti alistuda sellele mäletamisele, kes me päriselt oleme. Ja mida rohkem julgeda neid protsesse teha, minna jälle kõikidest nendest egokihtidest läbi tagasi keskmesse, seda võimsamaks su valguskanal muutub ja sa saad järjest võimsamat juhatust algallikalt oma edasisteks vajalikeks sammudeks, et oma hinge saatuse kõrgemad kokkulepped täita ja seda valguskanali puhastust me võime nimetada, et see on tõesti mõnikord nagu põrguleekidest läbiminemine, aga õnneks sellel päeval on suure tõenäosusega meie süda niivõrd avatud eelmisel päeval toimunud aktivatsioonidest, et meil on lihtne vahet teha, et kas ma nüüd lähen selle hirmulooga kaasa ja hakkan sellega samastuma või ma jään tõega kontakti. Kutsuge valgusmaailma abilisi appi. Nii, või siis kuu loomise päev, uue kuutsükli algus. 22. oktoober. 22. oktoober on selline huvitav päev, kus algallikas nii-öelda nagu mõõdab meid üle või uurib, et kaugele me nüüd enda arengus jõudnud oleme. Et mõnes mõttes see on selline koht, kus sul tundub, et inimesed nagu tulevad ja tšekivad, et noh, kuidas sul läheb, millega sa tegeled, mis toimub. Et selline, nagu kuidas ma ütlen, nagu vaba tahte alusel me laseme ennast nagu uurida
elu poolt. Mõnes mõttes võib tunduda, et me ise uurime, kes me oleme või kuhu me liigume. Aga tegelikult need protsessid, mis siin päeval toimuvad, on väga võimsalt algallika poolt juhatatud ja õiged inimesed, õiged vestlused, õiged kokkusattumused tulevad justkui iseenesest. Et meil ei ole vaja tegelikult muud teha, kui olla kohalolus, lihtsalt jälgida seda, et mis meiega toimub ja keskenduda rahule, et mitte minna liigselt üle dramatiseerimisse või siis kuidagi jällegi negatiivsuse lugudesse. Et ikka keskenduda nendele uutele algustele, kuigi võib tunduda, et uute alguste kogemus on nagu mingisuguste vanade egolugude võitluste lõpu tallermaal, siis oskus näha juba sügavamalt kõikide algset olemust, mis ongi siis algallika olemus. See võib aidata hoida meid väga ilusas sellises stabiilses rahuseisundis, et ükskõik mida keegi räägib, mis toimub, mida keegi kogeb, et siis selles kogemuses ei ole enam vastuseisu meie poolt, et miks ta selline on või miks ta juba teistsugune ei ole, või laseme kõikidel olla ja sa saad selle päeva energiast kõige rohkem võitu, kui sa valid ja otsustad, et sa vaatad maailma algallika pilgu läbi, et sa vaatad maailma nii, nagu armastus meid näeb. Ja taotled, et kallis armastus, aitäh, et sa näitad mulle seda kõrgeimat visiooni, tood mulle selle tunnetuse, nagu mu unistus juba olekski täitunud, et sellega sa häälestud ja taas joondud enda valguskeha kõrgeima potentsiaaliga kõige efektiivsemal moel. Nii, lähme edasi. Järgmine päev on siis selline pöörangupäev, 23. oktoober. Mingisugused sellised kõrgemad energiat, mida me oleme nüüd saanud alla laadida siin nendel viimastel päevadel, on nüüd vaja nagu kaardistada, struktureerida, üle vaadata, hakata vormima selgemat sõnastust, selgemat täpsustust. Väga oluline on hoida sellel päeval hästi enda kõrgemad tšakrad hästi avatuna, sest et tehes seda, hoides enda energiakeha hästi puhtana, oma tšakrad avatuna on meie kehas palju lihtsam energial tuua õige impulss õigel hetkel. Ja me saame jumalikku juhatust ikkagi läbi iseenda energiakeha ja see avaldub siis meie füüsilises kehas, kas sellise spontaanse soovina midagi teha või kuidagi olla või mingil moel ennast väljendada. Ja selle päeva energia võib tuua väga suurt imelist läbimurret ja tröösti armuasjadesse, et kui on tunne olnud, et on olnud keerulisemad ajad või sellised puuduse tunne, et midagi on nagu puudu või raske, siis sellel päeval võivad tulla väga võimsad allalaadimised, valguspaketid, et märgata ja näha, mida siis elu öelda tahtis, et mismoodi ma saan veel rohkem enda keha, enda hinge, meele, vaimu omavahelises koostöös toimida, et ma oleksin enda väemeister. Kui tuleb sellel päeval üles sellist puhastust, siis ma soovitangi kasutada seda, mida me rääkisime nädala kokkuvõttes, sedasama praktikat, et otsusta, mida sa annad vabaks ja mida sa selle asemel tahad, et tee energiat ja teadlikku transformeerimist. Ja ole avatud sellele, et võivad tulla väga maagilised ja imelised, jumalikult juhatatud üllatused. Ja see üllatus ei pea tulema ainult nagu väljapoolt, et keegi tuleb ja kingib sulle midagi, see võib olla ka mingisugune sisemine avastus, et algallikas kingib sulle armastus, kingib sulle mingisuguse kas olulise taipamise, märkamise, mõistmise, midagi, mis paneb sinu jaoks pusletükid õigesse kohta või vähemalt mingi pusletüki õigesse kohta,
mis aitab sul nii-öelda nagu oma kanna kinnitada veelgi kindlamalt arusaamisesse, mismoodi see oma kehatunnetuse järgi toimimine kõige paremal moel käib. Alateadlikult võime tunda, et me tahame luua ilu ja armastust ja sellist rõõmu ja naudingut. Et seda kõike olemegi kutsutud looma ja tegema ja olema. Aga kui on selline keeruline koht, siis mitte põgeneda välise ilu loomisesse, vaid tulla enda sisse ja vaadata, kuidas ma saan luua nii, et minu enda sees praegu oleks hästi ilus ja toetatud ja tore ja vaimustav kohalolu. Ja kes tahab, siis ma tuletan meelde, et mu koduleheküljel on uus meditatsioon, mis ongi siis imede sagedusse häälestamine, mis seda protsessi just aitab teha, millega siin uue nädala alguses just eriti väga kasulik tegeleda oleks. Võib ka teha muidugi varem. Et kuna sa iganes seda meditatsiooni vaatad, tead, see on jumalikult juhatatud inspiratsioon sulle, saad selle kohta lugeda lähemalt mu koduleheküljelt stellashakti.com. 24. oktoober. See on selline päev, mis räägib meile vastuoludest ja duaalsuste ületamisest. Et kuigi me võime tajuda, et mingid asjad meie elus on voolamises, võib ikkagi vahetevahel olla tunne, et aga ikka tulevad mingid need vanad tunded või vanad mõtted või vanad kogemused. Et siis jällegi teha sellist teadlikku energiate transformeerimist, andestusprotsessi, täpselt see, mida me sellel meditatsioonil tegelikult teeme, et ma nagu imetlen, kuidas algallikas on nii võimsalt juhatanud sellised sünkroonsused, kui ma seda meditatsiooni salvestasin eile ja praegu, kui ma neid kaarte vaatasin, ma vaatan, et vau, missugune nii ühtne flow täpselt õigel hetkel see juhatus selleks meditatsiooniks tuli. Et väga kasulik on hoida endas sellist keskendumist ja fookust enda energia kvaliteedi hoidmisel, et mitte minna kaasa nende rahutuse lugudega, vaid ikkagi ikka jälle, kui on keha tasandil rahutust, aidata ennast, et kui keha on ärevuses, paanika, hirm, raskused, et siis ikka ja jälle tulla enda aitamise juurde, et selline väga ilus puhastuse päev ja läbi selle ruumi, mida me endasse loome, andes need vanad kogemused vabaks, on meil ruumi, et saaks tärgata see sisemine äratundmine, mõistmine ja ka kehatunnetusega, kuhu siis elu meid magnetiseerib. Et me kõikide südamed on mõnes mõttes nagu sellised keeruka struktuuriga magnetid, meil on kõikidel omad magnetismid, omad teemad, mida me armastame, mis võib-olla eemale tõukavad, et kõikidel on sellised nagu pluss-miinus süsteemid, igaühel täiesti erisugune. Ja kui me oleme liiga kaua jäänud sellesse, millega me ei ole enam, võib-olla kunagi olime mingi kogemusega kooskõlas, aga enam ei tunne sellega ühtsust, siis see on täiesti normaalne, et me laseme nendel mitte enam meeldivatel kogemustel minna, et me ei jää lihtsalt harjumusest nendesse protsessidesse. Seda võime nimetada ka ego surmaks, sest ego tahab, et kõik jääks samamoodi, nii nagu oli, nii nagu on olnud harjumus. Aga kõrgem mina suunab meid pidevalt üha rohkem avarusse, avatusse, edasiliikumisse, mis oleks meie jaoks lihtsam, kergem, meeldivam, mõnusam, kus me tunneme, et me oleme tõesti imeliselt toetatud. Ja kõik need tormid, mis meie elus ka üles kerkivad ja siis jälle vaibuvad, et kõikidel nendel laintel, mis meiega ennast kaasa kannavad, on tegelikult üks eesmärk, meid muudkui edasi kanda oma hinge missiooni teekonnal. Nii et ükskõik, mis su elus parasjagu toimub, tead, see kõik aitab sind, et sinu intuitsioon avaneks, avarduks, et su kõrgem mina saaks järjest rohkem sind juhtida. Ja vahel ongi need keerukad olukorrad tegelikult just need katalüsaatorid, need käivitajad, mis panevad meid veel rohkem, veel sügavamalt, veel julgemalt, veel järjekindlamalt enda sisetunde järgi tegutsema ja mitte enda vastu.
et kuidas iganes meid elu juhatanud on, kui elu on juhatanud meid väga suurde tormi, siis võime teadvustada, et me oleme lihtsalt läinud mingis teemas liiga kaugele, et siis on vaja endaga taas kooskõlastuda, enda sisetundega taas joonduda. Ja mul on tunne, et selleks ajaks, kui täiskuu on, nagu ma ütlesin, siis terve see energiatsükkel toetab meid meie intuitsiooni avanemises ja selgemas mõistmises ja äratundmises ja kohale jõudmises eelkõige, et me lihtsalt ei jää kuskile nii-öelda poolele teele, vaid et see meie sisemine draakon, mis selle energiatsükli jooksul käivitub ja ärkab ja tõuseb, et see on nagu seal Avatari filmis, kus see avatar pidi siis taltsutama enda draakoni, et igaüks pidi siis enda draakoni taltsutama selleks, et sellega sõita, et samamoodi meil on vaja enda intuitsiooniga kontakti saada, et elu hakkaks meid kandma. Ei ole ainult faktiline elu ja ainult teaduspõhine elu, vaid tegelikult suur osa meie elurütmi kulgemisest on määratud olema ikkagi tunnetuspõhine, et meie tunnetus ja ratsionaalne meel käivad käsikäes. 25. oktoober on uue visiooni toomine ja olemasoleva visiooni väestamine ja jõustamine, et siin on nüüd selline kogemus, kus sulle võib alguses tunduda, et ma olen nii üksi, ma ei tea, mida teha, aga siis, kui sa hakkad uurima ja vaatama, siis sa näed, et tegelikult on selliseid inimesi väga palju, nagu sina oled või sarnastes olukordades ja need inimesed väljendavad oma tõde või võib-olla väljendavad, kuidas nad nendest kohtadest on edasi jõudnud või nende kohtadega hakkama saanud, siis siin kohas ongi oluline, et sa julgeksid ka rääkida, väljendada, nii-öelda laulda oma hingelaulu, olla enda sageduses, enda vibratsioonilises sageduses, see, kes sa tõeliselt soovid olla, mitte lihtsalt see, kes sa praegu oled, vaid sa valid selle versiooni enda tuleviku mina kõikidest variantidest, kes sa soovid olla. Ja sa tunnetad seda tunnet, nagu see olekski juba sündinud, siis see, kui sa sellel päeval ennast sellesse tundesse, sellesse vibratsiooni häälestad, see valgustab läbi nii sinu energiavälja, kui annab universumile selge signaali, mille järgi teised sinu hinge grupi liikmed, kellega sul on kokkulepe edasi koos loomist teha, te tunnete üksteist selle järgi ära, et on väga hea aeg, et jagada enda sügavamaid unistusi või vaadata seda, kuidas teised inimesed on nendest kohtadest edasi jõudnud, näiteks mis unistused sul on, et kasvav kuu praegu paneb kasvama väga võimsalt need tunnetused, mis sinus on, et keskendudes nendele meeldivatele tunnetele ja meeldivatele tunnetustele, nagu su unistused juba olekski täitunud, siis see väga võimsalt, väga suure, ma ütleksin, ma näen nagu pildina, et siis sa oled nagu joondunud selle aktivatsiooniga, mida elu on otsinud, et sa teeksid, et see on selline oma visiooni toomine tunde tasandil oma kehasse, selle seisundi, selle oleku, selle tunnetuse, sageduse äratamine, kuidas sa elada tahad. Et see on selline häälestumine ja joondumine. Ja kui sa oled häälestunud, nagu me kitarri häälestame, kui me paneme kitarril keelel häälde ja mängime teiste pillidega, kes on samuti hääles, siis on hästi ilus kokkukõla. Ja samuti tegelikult on nii, et kui pillid on hääles ja sa samas ruumis tõmbad ühte pillikeelt, hakkavad ka teised keeled sama sagedusega värelema. Ehk siis see, mis toimub, on energeetiline kaasamine, et me ennast häälestades anname universumile nagu enda sagedusega märku, et nüüd on aeg sarnase vibratsiooniga inimesed kokku tuua.
et seepärast ongi väga-väga oluline, et sa sellel päeval hoiad hästi oma tšakrat joonduses ennast hästi võimalikult selle versiooniga iseendaga joonduses, kuidas sa tulevikus elada tahad, sest sellel päeval sa häälestud sellele ajaliinile väga jõuliselt. Lihtsalt läbi selle, et sa tood selle tunde, õige tunde endasse. Ja 26. oktoober kutsub meid ületama silda. Julguse sild tuleb ületada. Ma julgen elada nii, nagu mulle meeldib. Ma tegutsen, kui on hea tunne ja jätan tegutsemata, kui ei ole tunnet. Ehk siis selline voos elamise põhimõte toimib sellel päeval kõige paremini. Et olles endaga kooskõlas, oled sa tegelikult kogu universumi kõrgeima plaaniga kooskõlas. Praegu vaja julgeda olla täpselt see, kes sa oled, nii särav, nii julge, nii vaba, nii kõiges, mis sa oled, olegi sina. Ja kui sa tunned, et on vaja rohkem südant aidata endal avaneda, mis võib olla võimalik, sest näiteks varem oled kartnud, et kui ma olen midagi varem sellist tahtnud teha, siis see ei õnnestunud, et siis on selline süda natuke nagu kokku tõmbunud olnud, et siis on soovitus, et joo näiteks hibiskuse teed, maanda ennast, olla looduses, kanna punast värvi ja tuleta meelde, et julgus aitab sind igast olukorrast edasi, et julgusega ei saa mööda panna. Et praegu see, kuhu elu sind kutsub, on sisemine rahu ja õnnistused. Ja selleks, et sinna kogemusse jõuda, on sul vaja just nimelt see sild enda sees ületada. See mingisugune kas hirmusild, et sa oled kartnud midagi rääkida või väljendada või kuidagi mingil moel tulla nähtavale mingisuguse kogemusega, siis selle päeva energia ütleb, et mine julgelt. Julgus avab sulle uksed. Julgus teeb sulle uksed lahti ja toob sulle tagasi sinu sisemise rahu, sest et sa mitte ainult ei proovi, vaid sa paned praktikasse selle, mida algallikas sulle juhatab. Hea tundega tegutsedes tulevad ka väga head viljad. Sellised sõnumid, kallid teekaaslased, suur aitäh teile toetuse eest, kallid vipid, soovin teile maagilist, mõnusat enda kehaga kokku kõlamise nädalat ja kohtumisteni järgmistel armastusküllastel kordadel.